Liisu siin. Varem olen ma YouTube'is rääkinud, kuidas Jaapanis töökultuur on, vastasin teie igasugustele küsimustele Jaapanis töötamise kohta. Ja selles videos ma lubasin, et ma räägin ka pikemalt siis sellest, kuidas ma üldse Jaapanis tööd otsisin. Ja rääkisin, et sellest ei tule just kõige toredam jutt, aga sellegipoolest ma arvan, et on inimesi, kes tunnevad huvi selle vastu, kuidas see kogu protsess käib Jaapanis töö otsimisega. See kindlasti ei ole just kõige lihtsam. Ja siin on väga palju asju, mis on teistmoodi kui Eestis. Nii et ma täna natukene räägiks teile sellest. Alustuseks mainiks ära, et Jaapanis käib töö otsimine natukene teistmoodi kui Eestis. Kui nüüd väga lihtsustatult rääkida Jaapanis töö otsimisest, siis võib öelda, et töö otsimise saab jaotada nagu 2 gruppi. Sul on siis värskete ülikooli lõpetajate töö otsimisperiood ja siis see, kui sa keset karjääri juba vahetad tööd. Ja enamasti ma tahan rääkida siis sellest esimesest variandist, mis on see ülikooli lõpetajate töö otsimine, sest see on see tsirkus, mille mina põhimõtteliselt läbi tegin. Mulle üldjuhul ei meeldi Jaapani kohta asju üldistada ja lihtsustavalt rääkida. Aga jah, väga lihtsalt öeldes Jaapanis käib, keskmise jaapanlase jaoks käib elu üsna kindla ajajoone järgi, et millal sa mida teed, mis vanuses sa ülikooli lähed, mis vanuses sa ülikooli lõpetad, millal sa selle täpselt lõpetad. Ja see on siis ka väga seotud ka selle töö otsimisprotsessiga. Nimelt ülikool kestab Jaapanis 4 aastat, magister kestab 2 aastat ja reegel on see enamasti, et töö otsimine algab aasta aega enne lõpetamist. Ja mis tähendab, et kui sa lõpetad kevadel, nii umbes veebruar-märts lõpetad sa ülikooli, mis tähendab, et aasta enne seda märtsis sa juba hakkad tööd otsima ja sa põhimõtteliselt terve aasta veedad töö otsimisele. Mis tähendab seda, et aprillist alates on siis väga paljudes Jaapani firmades, sul on massiliselt uusi töötajaid, kellele siis alguses tehakse igasugused koolitused ja siis nad nagu hakkavad tööle nendes firmades. Põhimõtteliselt see tööle minek Jaapanis on natuke nagu kooliminek. Kõik värsked ülikooli lõpetajad alustavad samal ajal tööga, kõik alustavad aprilli alguses ja kusjuures kõik on ka alguses enam-vähem samasugustes ülikondades. Sama käib ka töö otsimisperioodi kohta, et sul peab olema kindel välimus, kindel ülikond enam-vähem, sageli ka siuke kindel beesmantel, mis selle ülikonna peal käib ja siis on kindel kott, mis sul peab olema, see ei tohi ümber kukkuda, see peab ise püsti seisma. Sul peab seal kindlasti CV olema sees, tööotsimiskott, tööotsimisjalatsid. Naistel on veel reeglid, et kui palju üldse tohib meiki teha, kui vähe või palju üldse ehteid tohib olla. Põhiline on, et sa tööotsimise ajal pead välja paistma, aga sa ei tohi liiga palju välja paista, et sa pead näitama seda, et sa mõistad reegleid ja suudad nagu ka massi sulanduda. Lisan siia juurde selle, et mina alustasin siis töö otsimisega aasta enne magistri lõpetamist ja see oli aastal 2021, mis tähendab, et siis veel koroona oli suht täies hoos. Ja mina väga naiivselt, mul oli nagu väga pikka aega olnud unistus, et ma tahan turismis töötada, mis koroona ajal muidugi kindlasti polnud ka kõige parem mõte. Aga ma ei olnud otseselt plaan B välja mõelnud, kuna ma mõtlesin, et ma räägin erinevaid keeli ja lisaks jaapani keelele, eks ole, et see lihtsalt tundub kõige loogilisem, et ma teeks tööd turismivaldkonnas või siis tõlkida mulle nii väga ei meeldi, aga et tõlkimine on siis ka variant. Keeleõpet ma ei taha otseselt teha. Turism oli siis põhivaldkond, kus ma mõtlesin, et tahaks tööd teha ja ma väga naiivselt uskusin, et koroona saab ruttu läbi ja äkki ma ikkagi leian töö. Aga reaalsus oli, et see oli üks põhjuseid, miks mul tõenäoliselt see töö otsimine ka nii raskelt läks. Teine asi, mis töö otsimist väga mõjutas, on see, et viisa. Nimelt tänases videos ma põhiliselt räägin tööviisast, täpsemalt siis, kuidas mina üliõpilasviisa pealt läksin üle tööviisa peale. Ja ma kasutan sõna viisat, tegelikult õige sõna on elamisluba, aga reaalsus on, et kui kõik igapäevaselt räägivad nendest elamislubadest, siis enamasti inimesed kipuvad kasutama sõna viisa ja sellepärast ma ütlen ka viisa. Aga me räägime tegelikult elamislubadest. Ja kui sa näiteks tuled abieluviisaga siia, siis kindlasti on töö otsimine kõvasti kergem, kuna tööandja ei pea viisat sponsordama, aga see oli minul ka üks suur tingimus, mis väga mõjutas töö otsimist. Ja pluss siis ajajoon, et pärast ülikooli lõpetamist mul pidi ka viisa lõppema, mis tähendab, et ma 100% pidin selle viimase aasta jooksul midagi leidma. Vastasel juhul ma oleks pidanud Eestisse tagasi kolima. Spoiler, ma olen ikka veel siin.
aga räägiks nüüd natukene sellest ajajoonest siis, et mis järjekorras kõik need asjad siin toimuvad. Et siis, kui ma ütlen, et aasta enne lõpetamist tuleb alustada, siis tegelikult tuleb isegi natukene veel varem alustada. Kui töö otsimine algab märtsis, siis ettevalmistused märts enne lõpetamist, aasta enne lõpetamist, siis reaalsuses ettevalmistustega sa alustad juba sügisel umbes. Mis tähendab, et sa vaikselt nagu teed eneseanalüüsi, et mis tööd sa tahaksid teha, mis su tugevad küljed on, mis su nõrgad küljed on. Mõtled, millistes firmades sa tahaks töötada. Kuna siin on ka selline oluline punkt, et sa enamasti valid firma ja umbkaudselt nagu valdkonna järgi, aga reaalsus on, et kui sa firmaga liitud, siis võib-olla pannakse sind igale poole mujale töötama, kuna toimub selline asi nagu job rotation, et sa iga natukese aja tagant proovid erinevates osakondades töötamist. Nii et sa ei kandideeri nagu kindlale alale, sa põhimõtteliselt valid firma järgi, mis on väga suur erinevus. Ja jah, siis sa sügisel uurid seda kõike, uurid firmade kohta, kus sa töötada tahab ja väga soovitatakse ka seda, et sa leiaks inimesi, kes töötavad nendes firmades, kuhu sa kandideerida tahad ja konkreetselt saad nendega kokku, räägid natukene, uurid, kuidas seal firma sees reaalselt kõik käib, eks ole. Ja seda tegin ka mina ka, mul oli üks sõbranna ühes suurimas Jaapani reisifirmas, turismiagentuuris, kuhu ma väga tahtsin tööle saada. Ja siis ma sain selle sõbrannaga kokku, rääkisime natukene, andis mulle ka üldist nõu töö otsimise kohta Jaapanis. Et seda kõike tuleb siis sügisel teha. Sügisel on ka see, et ma veel uurisin, milliseid eksameid mul vaja võiks minna. Ma näiteks tegin juba ette ära inglise keele eksami, tegin ära jaapani keele eksami. JLPT-d ma tol ajal ei teinud ära, aga selle asemel ma tegin JPT, et mul oleks kas või mingisugune tõestus minu jaapani keele oskustest. Ja teine asi, mida ma juba umbes sügisest hakkasin tegema, oli see, et ma ülikoolis osalesin karjäärinõustamistel, kus ma siis sain rääkida kooli poolt sellise tugiisikuga, et kuidas kogu see protsess hakkab olema, mida sellest oodata, mida ette valmistada, kas mul üldse on mõtet selle kõigega teha, eks ole. Ja siia vahepeale ma ütleks ära, et võib-olla see oli viga, et ma üritasin selle värskete lõpetajate süsteemi järgi tööd leida, mitte selle teise variandiga. Aga põhjus, miks ma tahtsin seda teha, oli see, et kuna mul oli plaanis või mõtlesin, et ma tahan pikalt Jaapanis elada, mistõttu ma tahaks nagu algusest alustada niimoodi mingis firmas, et ma nagu õpin kogu selle töökultuuri kohta, kõik need reeglid, kõik need kombed, asjad, eks ole, kogu see suhtlemine, et ma nagu nullist läbiks selle nii-öelda koolituse ja minust saaks Jaapanis selline korralik töötav täiskasvanud inimene, eks ole. See oli ka üks põhjus nagu õppimise nimel just, ma tahtsin niimoodi tööd leida. Aga jah, märtsis hakkab siis see hullumaja, et märtsis on sellised kindlad tööportaalid, mis keskenduvad nendele värsketele lõpetajatele ja siis nendes tööportaalides on ka enamus tööandjad registreeritud, osadelt tuleb muidugi otse kandideerida nende enda kodulehelt, aga enamasti on nad ka nendes tööportaalides, mis siis nagu annab natukene rohkem struktuuri sellele töö otsimisele, sul on üks kindel koht, kus sa näed kõiki neid tulemusi ja kuupäevi, et mis kuupäevaks sul mingi asi peab olema tehtud. Te mõtlete nüüd, et mis seal nii palju teha, eks ole, et saadad lihtsalt CV ja kõik valmis. Ei. Märtsist alates siis hakkavad firmad vastu võtma nii-öelda neid kandideerimisi ja siin nüüd on kaks varianti, et kas firmad alustavad kohe infotundidega või nad alustavad entry sheetidega. Entry sheet on selline nagu lühitutvustus sinu kohta, et kes sa oled, millega sa tegeled, kust ülikoolist sa pärit oled ja mis kogemused sul siiamaani on, millest sa tugev oled ja mis sinu motivatsioon on, et selle firmaga liituda. Ja siis firmad teevad infotunde, kus sa siis osaled, et firma seda struktuuri õppida, nende ajalugu, miks nad mida teevad, kas sulle tõesti sobib see firma, sageli on seal lõpus siis nagu Q&A, kus saad küsida nende firmade käest igasuguseid asju. Ja see kõik toimus online, kuna see oli nagu tippkoroona aeg, eks ole. Umbes aprillis ja juunis toimuvad siis igasugused testid. Väga paljud firmad teevad 2 tüüpi teste. Üks on SPI testid ja teine on siis iseloomutestid. SPI on siis nagu sinu oskuste test, et sinu matemaatilised oskused, loogika, üldteadmised ja need testid kõik on jaapani keeles ja sageli aja peale. Nendeks testideks paljud inimesed hakkavad ka juba väga-väga varakult ette õppima. Mina seda ei teinud, kuna mul oli tunne, et kui ma hakkan seda tegema, et see on aja raiskamine. Sellepärast, et
ma olin realistlik, mul nagu sisetunne ütles, et ma lihtsalt ei saa nendega hakkama, isegi kui ma õpin, sest samal ajal mul oli vaja ka magistritööd veel kirjutada, mul oli sellele vaja keskenduda ja sellega läks nii palju aega ja energiat, eks ole. Ja siis teine asi oli, et need iseloomutestid, neid ma nagu üsna hästi oskasin lugeda, sain aru, mis seal toimub, eks ole. Ja mina arvasin, et ma lihtsalt ausalt vastan, eks ole, kuna firmal on ju vaja teada, milline inimene ma olen ja mul pole mõtet seal testis valetada, kuna ei ole vaja, et nad arvavad, et selline, eks ole, ja tuleb välja, et ma olen hoopis teistsugune. Aga ma hiljem rääkisin ühe sõbrannaga ja siis tema ütles mulle, et ei, et firmad enamasti ootavad kindlaid vastuseid, mis tähendaks siis seda, et sinuga on nagu kerge koos töötada. Võib-olla see on üks põhjus, miks mul iseloomutestidega hästi ei läinud. Teiseks sageli öeldakse, et kui firmad nõuavad SBI teste, siis tõenäoliselt on see juba red flag, et need on enamasti mingid siuksed suuremad firmad ja nad lihtsalt nagu näevad töötajaid kui mingit massi. Aga jah, kui sa saadad entry sheet'i ära, siis sa käid infotundides, mis sageli on kohustuslikud, siis sa teed need veebitestid ära ja kuskil seal vahepeal sa tõenäoliselt annad ka enda CV neile ära. Võib sageli on see entry sheet'iga koos, et sa annad CV ära. CV muide peab jaapani keeles olema ilmselgelt ja sellel on väga kindel formaat. See ei ole nii nagu välismaal, et igaüks disainib sellise CV nagu ta tahab. Ei, see peab kindla väljanägemisega olema, ma panen siia näidise. Ja samamoodi ka pildi jaoks sul peab olema see tööotsija ülikond seljas, sul ei tohi mingit uhket soengut olla. Ja kui sul kõikide nende dokumentidega läheb kõik hästi, siis edasi saad sa võib-olla intervjuule, kus siis on mitu raundi neid intervjuusid ja kuskil juunis-juulis suurematel firmadel juba käivad viimased intervjuud, kus nad siis otsustavad, keda nad võtavad ja kui kõik hästi läheb, siis suve jooksul saad sa kinnituse, et sind võetakse tööle. Oktoobris on pidulik tseremoonia, kus siis võetakse uued töötajad vastu ja sa tead siis, et kevadel, kui sa ülikooli lõpetad, siis sind ootab kohe töökoht. Reaalsuses siis mainiks ära, et sügisel, kui ma tegin ettevalmistusi, mina olin endale teinud nimekirja, kus oli siis umbes 30 firmat. Rääkisin kõikide oma tuttavate jaapanlastega, et kas 30 on küllalt, eks ole. Kõik olid nagu, et jaa, pole probleemi, et sina oma keeleoskustega, et kõik võõrkeeled ja jaapani keeled, sa kindlasti leiad midagi väga kergesti, sa ei pea üldse muretsema. Reaalsus aga oli, et aeg tiksus aina edasi ja mul ei läinud hästi. Ma ei saanud sageli kirjalikust voorust edasi, testidega ilmselgelt ei läinud hästi. Üksikud kohad kutsusid mind intervjuule, aga seal kadus ka poole pealt asi ära. Mis tähendab, et lõpuks oli mul umbes mingi periood, ma siis hakkasin juurde otsima firmasid, ma hakkasin lisaks reisibüroodele vaatama ka hotelle. Kõige lõpus mul oli võib-olla 80–100 firmat nimekirjas, kuhu ma kandideerisin. Aga jah, liigume natuke nüüd tagasi nende CV-de juurde. CV-dega oli selline nali, et kui ma hakkasin hotellidesse kandideerima, siis üks kindel suur hotellikett, nendel oli reegel, et CV peab olema käsitsi kirjutatud. Öeldakse, et kui on käsitsi kirjutatud CV, siis läbi selle on nagu näha selle inimese iseloomu läbi tema käekirja. Ma ei tea, kas see on päriselt nii või ei ole, aga see on lihtsalt üks selline arvamus, mis tähendab, et kui sa kirjutad CV, siis see peab olema nagu täiuslikult tehtud. Kui sa seal kas või ühe vale kriipsu teed, sa pead nullist uuesti hakkama kirjutama ja ma kirjutan jaapani keeles väga aeglaselt. Õnneks oli vist ainult 1 või 2 firmat, kus ma käsitsi pidin kirjutama, ülejäänud kohad kõik võtsid digitaalselt vastu. Ja entry sheetidel on siis üldjuhul küsimused nagu too näite mõnest olukorrast, kus sa pidid väga palju pingutama või siis mis su eesmärk on vist kõige tavalisem küsimus, et nagu mis su motivatsioon on üldse, et selle firmaga liituda. Firmade infotunnid toimuvad siis enamasti kevadel, suve alguses, põhiliselt kevadel ma ütleks. Mis tähendab, et see on periood, kus väga palju näeb linna peal ülikondades ja selle kindla kotikesega inimesi, kes lähevad nendele infotundidele. Ja koroona ajal enamus infotunnid toimusid online ja mõni päev mul oli kuskil 2-3 infotundi lisaks tavalistele ülikoolitundidele, eks ole. Ja mulle ei meelde üks suur firma, mis pidi võtma ka välismaalasi väga kergesti tööle. Ja nendel oli infotunnis lausa 4000 inimest, mis nagu annab mõista nagu kui suur konkurents lihtsalt on, et ülikooli lõpetajate hulgas tööle saada. Ja asjad, mis väga mõjutavad ka su tööleidmisšansse on see, mis ülikoolist sa pärit oled. Kui sa oled näiteks Tokyo ülikoolist pärit, siis sul on kuldne kaart, siis põhimõtteliselt kõik tahavad sind juba selle peale, et sa lihtsalt hingad
sellest on küllalt sind võetakse, aga kui sa teistest ülikoolidest oled, vähem populaarsetest ülikoolidest, siis võib-olla on natukene raskem. Üks meeldejääv asi, mis mul oli ühe infotunni ajal, oli see, kui reisibüroo tegeleb erinevatesse riikidesse reiside organiseerimisega, eks ole. Mõtled, et ilmselgelt sellises töös on inglise keelt vaja, loogiline. Minu arust peaks juba tööd otsides sul juba keel ammu selge olema, mistõttu mina arvasin, et mul on nagu head šansid selliste firmadega. Ühe infotunni ajal üks õpilane küsis, et kas töö jaoks on inglise keelt vaja ja talle vastati, et ei, sa võid õppida siis, kui sa oled juba firmaga liitunud, mis minu arust on nagu veits aja raiskamine, et võiks juba võtta inimesi, kellel on oskused olemas, aga okei. Võib-olla niimoodi on võrdsemad šansid värsketele ülikooli lõpetajatele, kellel ei ole väga kogemust, mis tõenäoliselt on ka kogu selle teema eesmärk. Põhimõtteliselt selle töö otsimise perioodi, kui niimoodi nagu ühe lausega öelda, kuidas see välja nägi, siis see oli pidev kalendri vaatamine lihtsalt, et millal ma kuhu pean saatma mingid paberid, mingid dokumendid, millal ma pean mingis infotunnis osalema, millal ma pean entry sheet'i ära saatma, millal ma pean mingeid muid asju tegema. Pigev graafiku jälgimine terve aeg lihtsalt. Ja kui ma ühe sõbrannaga siis nagu kokku sain ja arutasin, et kuidas Jaapanis see töö otsimine käib, siis tema nõuanne mulle oli, et seda tuleb võtta kui teatrietendust ja sina oled esineja, kes läheb lavale. Mõnes mõttes ma ütleks, et tal on õigus, aga sinna juurde lisandub see, et on nii-öelda kindel tants, kindel koreograafia, kuidas sa seda kõike teed. Nimelt, kui sa näiteks vestlusele lähed, siis on kindel järjekord, et sa pead on nagu kindlad asjad, mida sa pead vestluse ajal tegema. Sa enne sisenemist 3 korda koputad, siis sa pead teatud sõnad ütlema enne sisseastumist, siis pärast sisenemist pead sa kummardama ja sa ei istu kohe tooli peale, sa pead ootama enne, et sulle pakutakse, et sa võid istuda. Koti paned sa oma tooli kõrvale maha, sa ei pane selle endale sülle, kuidas sa pead seal istuma. Ja selle kõige puhul on ka väga oluline, nagu, mida jälgitakse, mitte sellepärast, et nagu see niivõrd oluline oskus oleks, et sa tead, millal koputada, kuidas, eks ole. Point on lihtsalt see, et näidata, et sa nagu mõistad töömaailma reegleid, et reegleid on vaja jälgida. Ja osades firmades on ka sellised lühikesed praktikad, mis kestavad mingi paar päeva või paar tundi. Mina osalesin ühe suure reisibüroo praktikal, kus siis meid pandi grupitööd tegema. Meile anti ülesanne, et kuidas mingit toodet müüa, et me peame sellele turundusplaani mõtlema ja tundus huvitav. Pani mind mõtlema, et ma veel enam tahaks töötada selle firma jaoks, aga sealt ma edasi ei saanud. Kõige raskem hakkaski olema see, kui mul oli juba mingi 50+ firmat ja mul järjest tuli eitavaid vastuseid. Nagu mul oli tunne, et ma ei leia Jaapanis tööd ja see oli emotsionaalselt väga-väga raske aeg. Ma olin suht allaandmise äärel, et kui ma ei leia tööd, ma pean tagasi Eestisse kolima. Mitte, et Eestisse tagasi kolimine halb oleks, aga lihtsalt mul oli niivõrd suur unistus Jaapanis tööd leida ja ma nagu enda arust nii palju pingutasin, nii palju rabelesin, aga ometi midagi ei läinud hästi. Ja siis ma teingi selle muudatuse, et ma lisaks reisibüroodele hakkasin ka hotelle vaatama. Siis mul hakkas natukene paremini minema, aga ikkagi mitte nii hästi. Et mõtlesin, et mul on igasugused oskused, mul on paberitel kirjas kõik, mida ma oskan ja sellest nagu lihtsalt ei ole küllalt. Tekkis ikka väga meeleheitlik tunne lihtsalt tööd otsides. See oli tõenäoliselt üks raskemaid aegu minu Jaapanis oleku aja jooksul. Ja käisin siis suve lõpupoole ühel lõpuintervjuul ühes hotellis, suures hotellis ja juhtus ime ja nad ütlesid, et nad võtavad mind tööle. Ja sel hetkel mul siis tekkis lootus, et nagu kõik on maailmas hästi, ma leidsin töö, ma saan Jaapanisse jääda. Ja nad jälle ütlesid, et töötaks Tokyos tõenäoliselt, et Tokyo rongijaama lähedal üks suur hotell. Ja see on nüüd ka point Jaapani tööotsimise juures, et sa ei ole kindel, kus kohas sa hakkad töötama, sest sa kandideerid firmasse ja võimalus on, et nad saadavad su kuhugi riigi teise otsa tööle. Sa ei saa valida seda enamasti. Ja see selgub üsna lõpupoole selle tööotsimise aasta jooksul, et kuhu nad sind täpselt paigutavad. Kui veab, siis sa saad samas linnas edasi töötada, kus sa juba elad. Halvimal juhul sind saadetakse kuhugi mujale.
ja võimalus on, et kui sa alguses ikkagi omaenda linnas töötad, siis võib-olla paar aastat hiljem sind saadetakse lühikeseks ajaks või paariks aastaks kuhugi mujale tööle. Et see on ka Jaapani tööotsimise eripära. Aga jah, ma sain tööpakkumise, ma käisin nendel mingil treeningupäeval, kus siis sai teiste töötajatega kohtuda, kus meile mõningaid üksikuid asju õpetati ja toimus see nii-öelda pidulik vastuvõtt. Ja sellel treeningupäeval mul hakkasid häirekellad tööle, kuna ma vaatasin nagu töötajaid ja nad jagunesid kaheks. Need siis, kes nagu hotelli restoranis töötavad ja need, kes kontori poole peal on. Kontori poole peal kõik olid jumala nagu õnnelikud, need tundsid nagu neile väga meeldib nende töö. Aga need siis, kes restorani poole peal olid ja check-inis, ma vaatasin nende nägusid, nad tundusid täiesti magamata, väsinud ja õnnetud. Ja siis mul hakkasid häirekellad tööle, kuna nagu Jaapanis, kui sa oled värske lõpetaja, lähed tööle alles firmasse oma esimene aasta, siis on palk väga madal. Puhkus on peaaegu olematu. Öeldi siis, et ma hakkan tõenäoliselt Tokyos töötama, aga täpsemalt saan ma teada veebruaris. Mis on okei, eks ole. Ja umbes jaanuaris siis mulle tuli meil, et nad on otsustanud, kuhu nad mind tööle panevad ja nad panevad mind teise prefektuuri mägedesse. Ühistransport peaaegu olematu, mul juhiluba ei ole, puhkust peaaegu üldse ei ole, vabu päevi ei ole, palk on liiga väike, et hakata Tokyos käima. Ja mul jälle lõi paanika sisse, kuna ma ei tahtnud seda pakkumist vastu võtta ja tegelikult mul veel oli õigus nagu keelduda sellest, kuna ma ei olnud nagu lõplikule kinnitusele veel alla kirjutanud. Aga kuna see oli jaanuaris umbes, siis oli juba liiga hilja, et uuesti läbida seda pikka värskete lõpetajate tööotsimisprotsessi, kuna see oli kõik juba läbi ja mul ei olnud teisi pakkumisi, mul oli ainult see üks pakkumine, mis näitab muide ka, kui halvasti mul läks tööotsimisega. Aga koroona ajal välismaalane, kellel on veel viisat vaja, et see kõik ei ole nii lihtne. Ja ma siis proovisin seda teist varianti, mis on siis see, et keset karjääri sa otsid tööd. Leidsin ühe finantsfirma, kellel on vaja natukene tõlkimist, natukene rahvusvahelist tööd teha. Nad võtsid mind väga ruttu, mis oli kahtlane. Ja juba märtsis sain ma nende juures praktikaga alustada ja siis aprillist tööga ja nad ka toetasid mu viisat, mis oli kõik väga ilus ja tore, ma olen selle eest väga tänulik. Aga jah, see protsess käis nagu väga kiiresti ja väga kergesti, aga ma arvan, et mul lihtsalt vedas. Aga mõni aeg hiljem ma sain ka aru, miks see nii kergesti käis, kuna seal iga kuu mitu töötajat läks ära, et see ei olnud nagu kõige parem töökeskkond. Ja siis üsna pea hakkasin ka mina mõtlema, et ma ei saa sellesse firmasse jääda, et seal ei toimu mul mingit arengut. Firma ei sobi mulle, nende kultuur ei sobi mulle, ma hakkasin uuesti tööd otsima. Aga samas, kuna mul juba oli nagu töökoht olemas, mul oli viisa olemas, ma sain nagu hingata ja ma sain natukene rahulikumalt võtta. Ja siis mul läks umbes 7 kuud, et leida minu praegust töökohta. Ma olin kogu aeg lõunapauside ajal tegin online intervjuusid firmadega, osades käisin ka koha peal ja mul oli nagu fookus juba natuke rohkem paigas, et ma teadsin, milliseid töötingimusi ma tahan, umbes millist palka ma tahan. Ma tahan, et oleks firma, mis laseks mul aeg-ajalt Eestis käia, pikemat puhkust võtta. Ma tahan firmat, kus ma töötaks jaapani keeles, aga saaks ka võõrkeeli kasutada. Jah, pärast pikka otsimist lõpuks leidsin enda praeguse firma, kus ma siis peaaegu 3 aastat juba töötan ja kõik on väga hästi. Aga jah, niimoodi kui kokku võtta, siis Jaapanis töö otsimine on väga pikk ja keeruline ja raske protsess. Kindlasti on inimesi, kellel see kergemini läheb. Kui sul on mingid eelnevad kogemused, siis on tõenäoliselt kõvasti kergem. Eriti kui sa oled näiteks IT-oskustega, siis tõenäoliselt leiad sa Jaapanis kõvasti kergemini tööd. Mul seda ei olnud sel ajal, kui mina otsisin tööd Jaapanis. Mul oli põhiliselt ainult väga pikk restoranis töötamiskogemus, mis ei tule kasuks, kui sa otsid Jaapanis kontoritööd. Aga jah, kuna ma tegin kogu selle jama läbi, siis tõenäoliselt see mingil määral tegi mind tugevamaks, see õpetas mulle väga palju. Raske oli, aga tänu sellele olen ma siin, kus ma nüüd olen. Ja jah, kui midagi jäi natukene arusaamatuks, ma saan aru, siin oli väga palju infot, eks ole, siis võite alati jätta kommentaari. Ja kui on midagi veel, mis selle teema kohta näiteks huvitab, kui on mõni muu teema, millest kuulda tahate, siis jätke kommentaari. Mul väga meeldib teile Jaapanist rääkida, nii et kui midagi on, siis andke teada. Ja jah, aitäh, et vaatasite ja näeme millalgi jälle. Tšau!